Elu24 on tulnud täna siia Pärnu turule ja oleme siit leidnud festivali de facto kunstilise juhi Barbara Lehtna. Mis siin täna toimub? Algaski de facto festival, algas pauguga ja algas Real Life Company etendusega Illegaalsed tantsud. Ja milles selline mõte on see, et kui vaadata Eesti seadusandlust, siis võib näha, et Eestis on tänaval tantsimine, Skandinaavias on tänaval tantsimine keelatud. Jah, sellist seadust ei ole, aga kui keegi kutsub politsei, siis tegelikult võib seda võtta kui avaliku korra rikkumist. Ja siis me mõtlesime, et teeme siis ühe illegaalse tantsupeo. Ja seda me siin tegime, et isegi striptiis oli esindatud, ka tants. Ei saa, eks ole, öelda, et ei ole tants. Ja sellega me siis avasime festivali ja toimus ka esimene etendus. Kui pikalt on de facto festival Pärnus toimunud? See on nüüd teine kord, et eelmine kord oli üle-eelmine aasta, et ta käibki meil niimoodi üle aasta. Ja ongi teine kord ja loodetavasti mitte viimane. Ja mida see festival linlastele pakub? Ta pakub sellist uut teatrit, et selles suhtes, eks meie meeskond paneb tavaliselt aasta aega enne, paneb mööda festivali Euroopas ringi ja vaatab, mis on nagu uued trendid. Et lihtsalt sellisele tavadraamateatrile lisaks sellist kineetilist liikuvat teatrit. Aga kui on tegemist sellise uue teatriga, siis tihti lihtne eestlane ei saa aru, mis see uus teater on. Aga olete te sellise kohaliku inimese jaoks seda ka kuidagi püüdnud lihtsamaks muuta või arusaadavamaks muutma? Jaa, et mina kunstilise juhina ikkagi proovisin ka seda, et ma ei vali selliseid etendusi. Ma võin öelda, et ma ise ka ei salli etendusi, millest ma aru ei saa. Et lihtsalt kunsti pärast ei ole ka minu meelest nagu mõtet teha. Ja need etendused on valitud sellised, et kas nad on visuaalselt väga ilusad, näiteks tantseid on alati ilus vaadata, või nad on niivõrd arusaadavad, et nad ongi arusaadavad. Et mõnes mõttes see oli meie jaoks ikkagi oluline, et saada selline hea teatribukett kokku. Teada-tuntud fakt on see, et samal ajal on Pärnus toimumas Baltikumi suurim festival, Weekend festival. Aga mis siis, kuidas teile seda publikut ka peaks jaguma siis? Pärnus on tegelikult üsna vähe elanikke. Üsna vähe elanikuga, aga meil ju selles suhtes veab, tuleb 35 juurde ju, 35 000. Et jah, muidugi meie panime oma kuupäeva paika 2 aastat tagasi ja kui me nüüd siis paar kuud tagasi tegelikult kuulsime, et oi, meil on weekend, et siis me tähistasime terve õhtu seda weekendit kohe. Et eks ta muidugi on keeruline levisse pääseda, sest tegelikult publik on erinev, et selles suhtes ei ole probleemi, aga levisse pääseda on keeruline, aga me nagu väga ei muretse, et selles suhtes, eks me näeme, et meie asjad on ka seejuures tänaval, nad on tasuta ja ma arvan, et inimene ei taha ka kogu aeg selle mölluses olla. Et kui nad satuvad linna, siis nad näevad meid juba. Nii et meile sobib. Ja nüüd lõpuga väiksed reklaamiminutid, kus siis seda festivali näha võib ja mis on järgmiseks ürituseks või etenduseks? Järgmiseks etenduseks tegelikult on Stella Kruusamägi ja Britte Vilgo tantsivad meil Pärnu Keskraamatukogu ees kell 18.30 oma tantsuetendust Anti Argi. Ja tegelikult kogu kavaga võib tutvuda defactofestival.com. Seal on kõik kirjas. Täna on veel siis meil 2 etendust, pluss on võimalik veel linnamatkale minna, ronida pööningutele, keldritesse, homme täpselt sama lugu. Et viige ennast kurssi, Facebookis samamoodi oleme olemas, leiate üles, helistage mulle, kui üles leiate. Ma ütlen teile siis ka, kus etendus on. Aga ma arvan, et saate info kätte ka internetist. Aitäh, Barbara, sulle ja kõik viikendlased ja pärnakad. Tulge de facto festivalile. Maybe